Laupäeval, 22. augustil 2009. aastal korraldas Loodus Omnibus väljasõidu Kõrvemaale. Plaanis oli matkata Jussi järvedele ja Paukjärve äärde. Aegviidu ja Jussi järvede maastikke on nimetatud ka Põhja-Eesti Šveitsiks. Esmakordselt tegi seda 1913. aastal geograaf Jakob Kents. Matka pikkusega kuni 10 kilomeetrit juhendas loodushoidja Helen Luks. Siin on erinevaid matkaradasid. Me võtame osa Jussi järvede loodusõpperajast, osa Paukjärve loodusõpperajast, isegi kõnnime mõned kilomeetrid siis mööda seda väga pikka Aegviidu Liiapeksi matkarada. Loodusõpperajad on kollasega tähistatud ja matkarada punasega, nii et ma soovitan ja see on ka nüüd selline nagu üks matkareegel, et kui me kõik koos läheme, siis katsume ka kõik koos sealt metsast välja tulla niimoodi, et tavaliselt Jaan on kusagil seal taga ankruks. Koersilla parklast lahkudes jõuame mööda metsateed kõndides Soodla jõeni. Ületame selle ning oleme peagi avara lagendiku servas. Siit algab kõrge ja avar, Šotimaad meenutav Kanarpiku nõmm, mis jätkub circa 4 kilomeetri vältel. Jussi nõmm on kaunis ja enamus ajast inimtühi paik. Kui siin täna ka tundub rahulik, siis minevik on Jussi nõmmel igatahes äge olnud. On leidunud jääkülmi ja kõrbekuumi perioode, oma armid on maastikku jäänud mõlemast. Kaugetel ja külmadel aegadel pidas taganev liustikuserv siin pikema pausi. Jäälõhedest ja kanalitest välja voolavad sulaveed kuhjasid kokku arvukalt kühme, kupleid, seljakuid ja kõiksugu muid kumevusi, mille poolest Jussi ümbrus nii rikas on. Lõuna suunas jätkub liustiku servamoodustis kuni Aegviiduni ja põhja pool kuni Paukjärveni. Läände mõne kilomeetri kaugusele jääb paralleelne Koitjärve servamoodustiste kaar. Kusagil mujal Eestis pole liustiku taandumisrütm nii selgesse vormi valatud. Kogu see geoloogiline väljanäitus on 150 hektari suurusel lagendikul hästi nähtav. Lagedaks jäi siin osaliselt juba 1920. aastate ulatuslike metsaraiete ajast. 1960. aastatel polügooni ajal jätkusid raied, pealegi pommitati ala nii kahuri kui ka reaktiivmürskude ning lennukipommidega. Tulistamises puhkenud tulekahjud kõrvetasid lagendiku korduvalt üle. Kõige selle tagajärg on ainulaadne Kanarpiku nõmm, mis meenutab pigem Põhjamaa tundruid kui meie kodust maastikku. Peale lillaka Kanarpiku vaiba leiab siit leesika tumerohelisi kogumikke, poro- ja põdrasamlikke allikaid laike, karutubaka leherosette ning kevaditi palu karukella udupehmid õisi ja seemnetutte. Tänapäeval kipub nõmm võssa kasvama. Lihtsam võimalus seda takistada oleks ehk uuesti lagedaks põletamine, kuid maapõu võib siin peita veel palju lõhkemata sõjamoona. Seetõttu hooldatakse nõmme siiski võsaraiudes. Jätame Nõmme küvasti ja võtame suuna Jussi järvede poole. Jussi järvestiku, mille kogupindala number 0,7 ruutkilomeetrit, moodustavad 6 järve. Linajärv, Mustjärv, Pikkjärv, Kõverjärv, Suurjärv ja Väinjärv. Meie marsruudile jäi neist 4 viimast. Esimese peatuse tegime Pikkjärve ääres. Selle järve pindala on 6,1 hektarit ja suurim sügavus 9,7 meetrit.
sügavus, mis inimesel 9,7 meetrit, mis on sügav, jäävad nii-öelda 6 hektarit suuruse peale ja Emajärv on veidi väiksem, isegi suurem, üle 6 alla ja seotud siis Kraaviga eelmise järgi. Pikkjärvest mitte eriti kaugele ja 3 sopiga Kõverjärv. Selle veepinna suuruseks on 6,8 hektarit ja suurimaks sügavuseks 7,2 meetrit. Kõverjärvest ida poole jääb suur laugastega Võhma raba. Kõverjärv ja Pikkjärv on omavahel ühendatud kanaliga. Kõverjärve juurest lahkudes suundume uuesti Pikkjärve poole. Tee tõuseb mäkke, sest kõnnime mööda kõrget oosiharja. See kitsas oos lahutab Pikkjärve Suurjärvest, mille madalaimas kohas ühendab järvi kitsas kanal ehk niinimetatud Näkkide tee. Paremale jääb Suurjärv ja ta on natuke üle 20 hektarit. Suurjärv, üle järve jätab Võhma raba. Suurjärv, mille pindala on 20,1 hektarit ja suurim sügavus 5,7 meetrit, on eutrofeerunud, see tähendab toitainetelikas rikkaliku taimestiku ja kalastikuga järv. Vesi temas on aga sogane. Teiste mõisukiga ja küll nad mängisid jahikoerte peale ja räägitakse isegi, et sulastitrukkute peale, aga seekord nad mängisid järve peale. Tellinghausen kaotas selle järve Lehtse mõõsikule Löönigil Hüünele. Ja aga variant oli see, et mitte mingit maaosa, vaid ainult järv. Aga tema teine ei andnud siis alla, mõtles, et ma teen ka triki ja ehitas selle järve peale maja. Ja see on täitsa sündinud lugu, sellepärast, et kui siin 20. 30. aastatel metsa tehti, siis metsatöölised tegelikult ööbisid selles maailmas. Edasi liikudes jõuame Väinjärve äärsele puhkeplatsile. Siin teeme ka piknikupeatuse ning soovijail on võimalus järves ujuda. Oi kui siin on juba põhi. No muidugi kui sobib. Peale kosutavat puhkust võtame ette pikima teelõigu mööda Liivast metsateed Koitjärve poole. Teel näeb nii mõndagi huvitavat ning seepärast jõuamegi kuidagi märkamatult sihtpunkti. Jussi Nõmme peal. Ja olin ühe Rakvere kooliga lastega seal Nõmme peal ja nemad tormasid just ettepoole ja järsku oli uss. Oleme jõudnud Koitjärvele. Koitjärve oli suur küla, mis likvideeriti seoses polügooni rajamisega. Aastatel 1911–1918 elas ja töötas Koitjärvel oma venna Jüri juures Oru talus meie tuntum kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Siit pärinevad nii Kõrboja peremehe kui ka Tõe ja õiguse paljud tegelaskujud ning sündmused, mis paljuski on ka autobiograafilised. Anna prototüübi Laanetalu peretütre Leeniga käis Anton aastate vältel ümbruskonnas jalutamas. Soodla sillast 300 meetrit vasakul võib praegugi näha Oru talu aset. Teatud prototüüpe ja loodusmaastikku on kindlasti Anton Hansenil. Matkarada kulgeb Koitjärvelt Paukjärveni Piki oosiharja ning selle nõlval asub 3 ristiga piirikivi, kus puutusid kokku Kolga, Kõnnu ja Lehtse valdade piirid.
Paukjärve Aegviidu oostistiku kõrge ja järsu põhjaotsa juures asub üks Eesti puhtamaid ja ilusamaid järvi, Paukjärv, mis on nime saanud siinse mitmekordse kaja järgi. Läbipaistva veega 8,6 hektari suurust ja 11 meetri sügavust järve kaunistab maaliline saareke. Paukjärve osile püstitatud vaatetornist avaneb suurepärane vaade laukarohkele Kõnnu suursoole ja teisel pool otse kaelamurdvalt järsu nõlva all sinetavale Paukjärvele. Torni alla jõuab välja läbi raba kulgev laudtee. Kõnnu suursoo laiub üle 1600 suurusel hektaril. Turbakihi paksus ulatub siin 6 meetrini. Peab olema tekkinud, et hakata mõõsma nii-öelda kõrgsoo vanust ja väärtust. Mäletate äkki koolist, kui palju turbasambal kasvab aastas? Kasvab sentimeeter paar, vajub kokku peaaegu millimeetris 2. Sügavamates kihtides siin on turba paksus 6 meetrit. See teeb siis vanuseks umbes 6000 aastat. Ja ega Eestis üle 90 000 aasta rahvast... Männikuga kaetud liivakükaste vahel paiknev järv toitub vaid sademete veest ning on seetõttu elustikuvaene, kuid hea liivapõhjaga. Järve ääres tegutses aastatel 1931 kuni 1940 noorte meeste kristliku ühingu suvelaager, millest praeguseks on säilinud astmestikuga ja äristatud lõkkeplatsi jäänused ja puhkamaja betoonpostid. Telkide ja lõket võib siin nüüdki teha, kuid tulega peab olema eriti ettevaatlik. Järvetagused kuivalt männikud kannavad mitmes kohas hooletute puhkajate põhjustatud põlengute jälgi. Kõrvema ilusaima järve ääres toimusid paljud Kõrboja peremehes kirjeldatud sündmused ja ka vilmivõtted. Peale pooletunnilist puhkust Paukjärve ääres võtame suuna Kulli ja Koitjärve teelt 2 kilomeetri kaugusele jääva Kaksiksilla parklani. Seal ootabki juba autobuss, et sõidutada meid tagasi Tallinna.